Liikluspolitsei teatab, ära kihuta tänaval. Kui tahad kihutada, tule kiirendusvõistlusele Speedest. Kiirendusvõistlus ehk drag race on maailma kiireim sport. Võimsamad sõidukid, millel üle 6000 hobujõu kiirendavad 0–100 kilomeetrini tunnis umbes poole sekundiga, läbivad veerandmiili vähem kui 5 sekundiga ja selliste autode lõppkiiruseks on üle 500 kilomeetri tunnis. Sellisele kiirendusele ei ole võrdset ühegi mehitatud transpordivahendi hulgas, kosmoseraketid kaasa arvatud. Selle spordiala alguse üle on alati vaieldud, aga levinuks muutusid kiirendusvõistlused 40. lõpul ja 50. alguses Ameerikas, kus sõideti öösiti tühjadel maanteedel ja mahajäetud lennuväljadel. Kiirendus sõidetakse ka võimsamate tänavasõiduautodega, mis on võistlustel jaotatud võimsuse järgi klassidesse. Starditakse 2 kaupa paigalt ja distantsiks on kas 1/4 või 1/8 miili ehk siis 402 või 201 meetrit. Eestis on mitteametlikke kiirendusvõistlusi peetud juba alates 90. keskpaigast. Esimese organiseeritud võistluseni jõuti 1997. aastal. Idee tuli 96. aastal. Sõbral oli Ameerika auto. Võimas, 5,7 liitrine, nii nagu peab. Ja siis olid kas kord kuus või mingil sellisel kummalisel hetkel kogunesid nad mingis bensiinijaamas ja vaatasid üksteise kapoti alla ja ajasid mehe juttu. Ja kui mehe jutt sai otsa, siis sõideti kiirendama Piive-maanteele. No sealt tuligi idee, et miks peab seda tegema kuskil suvalisel ajal, pimedal, täiesti mitte organiseeritult, et huvi oli väga-väga suur, et rahvast, kes sinna Kolonni sõitis tookord, ma mäletan, oli ikka väga pikk. Esimene siis organiseeritud ja võistlus, mida võis nimetada natukenegi juba võistluse moodi, toimus 97. aastal, vist oli 28. august. Ja toimus siin Lasnamäe kanalis, nagu seda nimetada, Laagna tee on see vist ametliku nimega. Ja miks ta siin toimus? See oli nagu super koht. Tol hetkel oli see asfaldikatte tunduvalt parem, kui ta praegu on. Rahvas sai olla nagu kummaline pool seda kallast. Siin oli väga hea pikk sirge või on õigemini hea pikk sirge ja sai selle tagasisõidu pileerida. Lasnamäe linnaosa valitsus oli 2 käega poolt, et me seda siin teeme ja sellepärast see koht saigi valitud. – 1997. aasta augusti lõpus siis saime selle siin teoks. Korraldajaid oli vähe, me ei saanud korralikke piirdeid siia isegi ette. Ja mis me ei oodanud, mis kõigile oli tohutuks üllatuseks, Lasnamäel sel päeval suri elu välja. Selles mõttes, et kõik panid oma uksed, aknad kinni kodudes ja tulid siia kanali äärde. Siin oli, julgelt võin öelda, et 15 000 millegiga inimest. See oli kohutav huvi. See oli niiviisi, et kui ma tulin hommikul siia, siis kõik seisis ja inimesed voolasid nagu rahva, nagu tuldi. Ja me olime siin püsti hädas. Ma ise pidin käised üles käärima ja pintsaku seljast maha võtma ja hakkama rahvast ootuskauguses hoidma, sest meil tuli võistlust mitu korda katkestada seoses sellega, et inimesed tahtsid kõik tulla nina vastu lina ja näha autosid ligidalt, nii et meil tuli kohtunikud katkestasid korduvalt võistluse, palusid rahvale eemale minna ohutusse kaugusesse ja siis me saime jälle võistlusega edasi minna. Aga mis puudutab linnaosa toetusse, siis me oleme olnud seda meelt ja olime siis seda meelt, et vaadake, vanas Roomas juba, mis Caesar ütles, et andke rahvale lõbustusi ja leiba, siis on rahvas rahul. Ja ega see kehtib ka tänapäeval ja selles suures kivilinnas, nagu on Lasnamäe, ega neid lõbustus palju ei ole, nii et huvi on siin olnud jätkuvalt väga-väga suur.
Speedesti ja Grillfesti seos on täiesti olemas ja 1998. aastal me asutasime Speedesti nimelise kiirendusvõistluse Haapsalu lennuväljal just nimelt sellepärast, et Paralepa rannas Haapsalus toimuvale grillifestivalile lisapublikut saada. Et nii lihtne selle Speedesti nimelise kiirendusvõistluse saamislugu tegelikult oligi ja ega tol ajal ei oleks keegi osanud arvata, et sellest brändist kasvab ja areneb tänaseks rahvusvaheline publiku poolt ja sõitjate poolt armastatud võistlussari. Speedest on olnud läbi aegade heaks turundusürituseks, heaks turundusprojektiks hästi paljudele lugupeetud kaubamärkidele ja minul Speedesti asutajana on ainult hea meel, et läbi aegade on seda võistlussarja arendanud sellised tublid peakorraldajad nagu Rafael Millermann, Margus Malm ja nüüd viimastel aastatel Aivo Alanurm. Ja ma soovin Aivole jõudu ja õnne ja edu ka järgmiseks 10 aastaks. Mina Speedesti asutajana olen äärmiselt positiivselt hämmeldunud ja imestunud selle üle, kuidas nüüd juba 10 aastat kokku, ehk siis aastaid on kiirendusvõistluste populaarsus rahva seas ainult kasvanud ja tundub, et kasvab ka edaspidi. See on hämmastav, see on positiivselt hämmastav. Kiirendusvõistlused on nii nagu iga teine spordiala, et ühed teevad, teised vaatavad pealt, mismoodi tehakse. Ja kiirendusvõistlusi on selles suhtes huvitav inimestel pealt vaadata, et seal see heli ja möll, millesse inimesed nagu sisse elavad, haarab nagu hästi kõvasti kaasa. Ja ma olen kuulnud, kui naisinimesed ütlevad näiteks mootorrataste kohta, et kui lähed ikka selline Harley Davidson mööda ja laseb sükst madala turinad, et see on selline selgroos käib võdin läbi. Et inimestele meeldib see, kui on midagi hästi võimsat. Ja tegelikult on niimoodi, et inimesed tihti peale mõõdavad. Ikka kui kõva urin kellelgi on, kellel kui kõva mootor on, kellel kui laiad kummid all on, kellel kui kiiresti 100-ni võtab. Ja selline mõõtmine on meestele nagu hästi omane. Et loomulikult täpselt samuti siis käiakse vaatamas ka, kuidas moodi teised mõõdavad. Ja saadakse nagu väikest sellist osaduse tunnet sellest, et kui mul endal midagi pikka ei ole, millega nagu esineda, sellist hästi kaugele ulatavate ratastega kiiret masinat, siis vähemalt ma näen, kuidas kellelgi on ja ma saan kaasa elada kõige kiiremale vehele ja tunda sealt kaudu nagu seda rõõmu. Et ma arvan, et seda hobi inimestel jätkub veel väga pikkadeks aastateks, et inimesed tahavad käia ja käia. Sest tegelikult kultuur areneb selles suunas, et elamused lähevad nagu rohkem väärtuseks. No muidugi tean Speedestis, see on kiirendusvõistlus ju. Ikka, iga aasta käinud seal. See on poistega. Poisid kaasa ja iga-aastane minek raudselt. Speedest on kiirendusvõistlus minu meelest, mis toimub nii Haapsalus kui ka Tallinnas. Speedestist kuulnud ikka olen. Ise ei ole küll käinud, aga ma olen kuulnud sõpradelt, et pidi päris lahe üritus olema. See aasta vist hüppan läbi, ma arvan. Speedest. Organiseeritud kiirendusvõistlusi on kindlasti vaja, sellepärast et seda kiiruse tungi tuleb ju kuskil välja elada ja parem on seda siis teha organiseeritud korras, kus on ohutus tagatud, kus on esmaabi tagatud, kui midagi juhtub. See on igal juhul õigem, kui teha seda kuidagi metsikult ja poolsalaja ja seades ohtu nii enda kui ka teiste elu. Tahaks öelda, et mehed tulge mõistusele. Tänaval liigeldes me peame arvestama teineteisega
kõikide liiklejatega ja see ei ole koht, kus arutult kihutada saab, kohe päris kindlasti. Kui tunnete huvi autospordi vastu, hakake asjaga tegelema, võtke osa ametlikest kiirendusvõistlustest, sõitke rallit, sõitke ringrada, aga tänav ei ole koht, kus kihutada. Areneda kindlasti on kiirendusspordil rahvusvahelistumise poole. Ehk siis peetakse ju tiitlivõistlusi Euroopas ja maailmas. Ja et kunagi jõuaks Eesti koondis ja Eesti sportlased ka sinna välja. Kindlasti on see väga hea alternatiiv nende samade asjade tänaval tegemiseks just ohutuse tõttu. Et tänav on ikka eelkõige liiklemisest punktist A punkti B normaalse kiirusega, see ei ole võidusõidurada. Et siis pigem tulla sõitma kiirendust või ringrada või krossi. Täna on Eestis väga palju võimalusi, aastas on 150 võistlus. Tulge sõitke parem neid asju, ärge kihutage tänavat. Võistlus, mida peetakse 10 korda, on meie lühikeses ajaloos igal juhul traditsioon. Ja traditsiooni ei saa elus hoida lihtsalt amatöörid, seda saavad elus hoida tõsised tegijad, loomulikult kõigi huviliste ja fännide toel. Seda Speedest on täiesti olnud, nii et tuult tiiba järgmisest 10 aastast. Kiirendusvõistlus nüüd, mis siis sai kunagi 10 aastat tagasi siit samast Lasnamäe kanalist alguse, siis tol ajal küll kiire auto 97 võistluse nime all. Sellest on siis kujunenud suur võistluste sari Speedest, mis on siis esindatud nii-öelda Eesti ühes suuremates linnades, Tallinnas, Haapsalus ja Tartus. Ja nüüd tast on saanud ka selline rahvusvaheline üritus, kus käib väga palju välisvõistlejaid. Ta on Eesti Autospordiliidu poolt väga hästi heaks kiidetud ja seal salata võib nagu rahul olla. Et loodame, et annan endast ikka parema, et ka tulevikus asi toimiks veel paremini. Liikluspolitsei teatab, ära kihuta tänaval. Kui tahad kihutada, tule kiirendusvõistlusele Speedest. Eestis on kiirendusspordi areng 10 aasta jooksul olnud kiire ja kuigi meil veel puudub spetsiaalsrada, on eestimaiste võistluste tase ja meeleolu sedavõrd head, et siin käivad võistlemas ka Euroopa tasemel sõitjad. Me ollaan osallistuttu 2 Speedestin kilpailuun ja mun mielestä ne on ollut tosi hienoja tapahtumia. Yleisö on aivan fantastinen. Se ottaa niinku kilpailijan sille niinku, siellä on tosi hieno fiilis. Ehkä pieni miinus on nämä radat. Ne ei ole vielä hirveän hyviä, mutta ehkä ne tulevaisuudessa tulee olemaan. Nopeusennätys meillä on Haapsalussa yli 300 ja aika oli joku 7,9, jotain mä muistan näitä tuhannesosia. Tää on pohjaton kaivo. Se vaan, että se ei ole aina halu päästä vaan kovempaa. Tää on molempia harrastus sekä työtä. Meillä on ollut 15 vuotta osakeyhtiönä tää Saapolan Motorsport ja rakennetaan muille kilpa-autoja, tehdään asiakastilaa, että se on paljon muuta kuin pelkkä kilva-ajo, että niin kyllä se voi sanoa työksi aivan. No jos hakee tämmöistä Pro-modiluokan auto, niin tää on jotain 100-150 000 euroa siinä välissä, että se riippuu hirveän paljon tekniikasta. Mutta se on siinä haarukassa 100-150 000. Se on yksi hieno asia, jos se meidän kilva-ajamme, se on koko perhejuttu. No meidän perheessä on niin, että nainen on etusijalla ja sen jälkeen vasta auto. Me ollaan oltu 25 vuotta naimisissa ja siitä on kulunut 20 vuotta kilpa-autolun merkeissä. Mutta silti me ollaan kyllä onneksi ollaan vielä suht onnellisia ja yhdessä. Speedwest on ihan hyvä kilpailu ollut ja järjestelyt on pelannut todella hyvin ja sanotaan, että järjestäjäpuolelta on tullut hyvää apua, että ikinä ei olla jouduttu olemaan sormi suussa, että mitä tehdään ja mihin mennään, että kaikki on ohjattu ja hyvin toiminut siellä ja kaupunkikilpailuna sitä on todella kiva ajaa, yleisömäärät on hyviä, kilpailu on aika nopea, sykkeinen
Ja sanotaan, että katurata antaa myös kapeudessaan ja kaikki ne elementteinen hyvän kilpailuolosuhteen. Olen tykännyt hyvin paljon ajaa Speedwestissä ja Speedwest ajaisin vieläkin, mutta nyt jälleen on taukovuosia menossa. Mutta ilman muuta olen mukana tänä vuonnakin Speedwestissä jonkun tiimin mukana, että tulemme ajamaan Speedwestillä. Kiinnitys ei ole ollut mulle business, se on enemmänkin sellainen, että nuorena poikana kun kävi katsomassa ensimmäiset kiihdytyskisat, niin se vei vähän mennessään. Ja rahallisesti täytyy sanoa, että ei niitä koskaan ole laskettu, mutta kaikki menee mitä tulee ja ehkä vähän päällekin. Sanotaan, että jos haluaa voittaa eruuden, autoon täytyy kiinnittää noin 50 000 euroa. Tiimityöskentely on sillä tavalla, että mä lasken tiimityöskentelylle 50%. Kuski tekee 25 ja auto tekee 25. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Kiirendusvõistlus on seksikas ala, et see on võimalus naistel näidata oma oskusi ja loomulikult ka austada teiste naistega. Kiirendusvõistlused ei ole kohe kindlasti mitte. Mina arvan, et ka naistel on seal üht-teist ära teha ja kui vaid julgust oleks ja pealehakkamist. Speedest on väga hästi korraldatud võistlus, et nii palju kui ma kohal olen käinud, olen ma alati rahul olnud. Ta on natuke mõlemad, ta on kindlasti veidi sport ja veidi on harrastus. See lihtsalt oleneb sellest, kuidas keegi seda võtta tahab, ma arvan. Kiirendusvõistlus ise pakub sellist pinget, adrenaliini loomulikult ja võimalust autot proovile panna ja võimalust ise õppida seda ala, võimalust saada kogemust ja võimalust ka innustada teisi naisi, kes võiks proovida ka kiirendada. I'm too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy by far. Autode eest maksan mina ja ainult mina. Aga praegu näiteks BEM on liisingus ja Audi projektina paar firmat on huvitatud toetamisega natukene. Ja muidu tööraha ja ülejäänud ehitusrada tuleb ikkagi minu taskust. Minu Opel on siis, kuna ta on hea ja odav, siis tuleb ikka oma taskust. Mõned kingitused, asjad on ikka tulnud, aga ise teen, ise ostan. Minugi auto puhul see toetab seda linnalegendi mahalükkamist, et kõik, mis autosse läheb, on ikkagi enda välja teenitud ja oma rahadega, et ei ole nii, et mees annab võtmed kätte, et palun võtta ilus auto, et ei, et kõik tuleb järk-järgult ikka ainult oma taskust. Ja minu Peugeot puhul on niimoodi, et ikkagi kõik tuleb step by step, ei ole kõik korraga. Kõik tuleb omast rahakotist, oma ideed, oma fantaasia ja tulemus on näha. Kingitused tehakse palju. Kõige suurem rõõm on sellest üle, mis puudutavad ainult autot. Kõik sünnipäevad, jõulud ja emadepäevad, et reeglina ei teki küsimust, et mida sa sünnipäevaks tahad või midagi. Auto jaoks loomulikult midagi. Just, et kui on ikka tähtavad, siis võiks auto jaoks. Ei ole oluline, kas ta nüüd praktiline või mitte praktiline, aga rõõmu teevad kõige rohkem kiindsed, mis tulevad autole. Ja minu auto puhul on siis see erand, et minu autot on aitanud ehitada minu kallis elukaaslane ja ütleme, iga väikse armsa asja üle sellele kaunitarile on alati hea meel. Mulle meeldivad ka kõige rohkem kingitused autole, mitte endale. Näiteks ema kinkis juurteks sisselaskekollektori ja mõned sõbrad on, ehk siis nagu toetajafirmad on siduri kinkinud ja kepsud näiteks, et see on kõige suurem rõõm. Minu sõnum tänavakihutajatele oleks, et ärge kihutage, ostke asju. Tänaval kihutates seatate lisaks endale ohtu ka veel teised liiklejad. Kui on soov teada saada oma auto võimeid, siis
selle jaoks ongi korraldatud kiirendusvõistlused, ärge tehke seda kunagi tänaval. No minu jaoks on see kiirendussport ehk siis autode mõõdu võtmine kiirendamises vaba aja veetmise viis. See auto on hetkel Eesti kõige kiirem auto praegu ja selle auto ehitamiseks kulus mul umbes 1000 töötundi, 1,5 aastat ja kui nüüd rahas rääkida, siis suurusjärk 300–400 000 Eesti krooni. Minu soov järgmiseks 10 aastaks oleks tegelikult näha Eestis tõelist kiirendusrada. No see, miks ma kiirendusvõistlustega tegelen, on üldse mulle endale ka hea küsimus, sellepärast et see lihtsalt kuidagi niimoodi on läinud, et mulle on meeldinud Ameerika autod ja autosport ja Ameerika autod on vähemalt siin Eestis võimelised võitma ainult kiirendusvõistlustel. Või heaks kiirendussõitjaks, teiste sõnadega, saab ainult kogemustega ja harjutamise teel. Kiirendussport Eestis, mina leian, et see on kahtlemata vajalik, kuna tegemist on ikkagi eelkõige rahvusspordiga. Et see on lihtsalt kindlasti ühes mõttes ka selline väljaelamisvorm. Ja kiirendusvõistlustel on võimalik ka ükskõik mis selles mõttes tehnikaga võistelda, et seal on nii palju erinevaid klasse, et igaüks kindlasti leiab endale vastava klassi, kus läbi lüüa. Mina ütleksin sellistele nii-öelda redneckidele seda, et nad tuleksid kiirendusvõistlustele, et nad ei kardaks valges kiiresti sõita, kus on kõik lubatud ja liiklustrahvi asemel võib saada hoopis auhinna. Minu ja meie võistkonna eesmärk on võita Eesti tiitel ja loomulikult üritada uut Eesti rekordit. Kui ütleme siin kõvemad keskklassi autod kiirendavad 100-ni siin kuskil 10 sekundiga, siis see auto siin kiirendab 100-ni 1,5 sekundiga. Nii et arusaadav on ka see, et see on spetsiaalselt selleks ehitatud auto, et seda kõike saavutada. Mina arvan seda, et kui siia lõpuks saab ühe korraliku raja, millest on tegelikult väga palju puudu ja see on väga suur takistus üleüldse Eesti kiirendusspordi arenguteel, et kui see lõpuks tõeks saab, siis business on siin täiesti reaalne, kuna kõik on huvitatud tulema siia võistlema, et siin saaks kindlasti teoks Euroopa meistrivõistluste üks etapp. Ühes korralikus tiimis on korralikud mehaanikud, kellega on minul au koos olla siin võistlustel ja sellel auto ehitusel ja kiirendusvõistlustel või kiirendusvõistluste tiimis on üldiselt nii, et kui võtta nüüd näiteks mingisuguse võistluse võitu, siis selleks on teinud tööd protsentuaalselt 60% mehaanikud ja 40% juht. Как известно, UPS является в Америке спонсором и участником самого крупного и популярного соревнования NASCAR. Отсюда пришла мысль поддержать эти аналогичные соревнования в Эстонии. Мы решили поддержать Speed-Est именно потому, что это наиболее хорошо развивающееся, очень хорошо организованное мероприятие в Эстонии. И так же, как и в курьерской почте, каждая секунда на счету. Кто секунду не считает, тот не успеет никуда. Вот по этому принципу мы поддерживаем Speed-Est. Tere! Minu nimi on Peep ja mina korraldan Pärnus kiirendusvõistluseid. Ja samas olen osalenud Speed-Estil mitu aastat ka võistlejana. Üritus on hästi tehtud, soovitan osaleda.
tere tulemast Speedestile! Secret Service. Professional promotion and entertainment.